No siin on tegelikult siuksed head vedruga istmepadjad. Aga minu kogemus on selline, et siis kui on 40 kilomeetrit tunnis, see on nagu viimane mugav sõidukiirus. Aga 40-ga on väga mõnus sõita, nii et on aega loodust jälgida, vaatad, mis toimub, rahulikult polster, pehme sohva kiigutab ja tuul ei ole ka liiga kõva. Lõuna-Eestisse sõitsin 2 päeva, väga mõnus. See auto on Kass 69A, toodetud endises Nõukogude Liidus kuskil 70. aastate alguses. See oli põllumajanduses ikka kolhoosi esimehe ja agronoomi peamehaaniku väga ihaldatud ja maaparandustegelaste ja elektrimehed, aga nemad olid vast kõik kokku umbes pool sellest kasutajaskonnast, sest teine pool oli ikka Nõukogude armee, nii et see on tolle aja sõjaväemaastur. Et küsitakse jah, et kui palju see auto kütust võtab, aga võt see ei ole nagu selliste autode juures nii tähtis. Tähtis on, et ta sind sellisest raske läbivusega sopasest kohast läbi viiksid ja kui seda sõjaväljal juhtub kasutama, siis on tähtis, et ta sind ikka elusana sealt lahinguväljalt tagasi tooks. Muidugi lähed ajaks tagasi. Et see on ju ikka hoopis teistsugune kogemus. Ma sellel autol on ikka nägu peas, ikka ilusasti tiivad ja mõnus selline iluvõre ja kapotil on ikka kapoti väljanägemine, nii et ilus auto. Et siin veel masinaid meil. Mis me siis nüüd näeme, et polegi mootorit. Aga selle asja mõte on see, et päris huvitatud on inimesed vaatamast, kuidas üks tehnika remondinurk välja näeb ja sellel autol mootor vajas vahetamist, aga me mõtlesime, et me ei panegi siia, jätame mootori sinna kõrvale kõigile vaatamiseks käigukasti. Siin on siis see kapotialune ja enne imet rahvas käib ja uuristab. Ja mis on nagu Vene auto juures ikka huvitav, et kui sul siuksed asjad olemas on, siis saad Vene autoga peaaegu alati teelt koju garaaži ära, nii et see on, ehk selle Vene autoga ole valu, aga natukene on seda võlu ka. Nüüd jälle on selline maa auto all, karterist oli tikub sirinal, neetud tihend on deformeerunud. Karbus seppaga nüüd palati. See on sild 157 ja põhimõtteliselt 3 silla veoga ja ehitatud militaarotstarbeks. Tema esialgne versioon peaks olema ameeriklaste Studebaker. Ja mootor on ka üsna täpselt maha kopeeritud selle Studebakeri pealt, et siin ei ole nagu suurt midagi venelaste oma loomingut ei olegi, praktiliselt Ameerika auto. Eks see on selline nostalgia ikka, et ikka nagu omal ajal sai selliste masinatega ka sõidetud ja tegeldud. Ja see auto on siis selline tõsine murd ja selle autoga on ainult üks mure, kui see lõpuks kinni jääb, siis teist autot, mis teda sealt välja tõmbaks, enam ei ole. Et vanasti oli siis see ka igasugune tehnilise abi auto, elektrimehed kasutasid tõstukitena, kraanadena, metsaveo auto ja meil siin see vajab peale talve vähekest putitamist ja üsna pea popsub nii, nagu üks auto popsuma peab. No tal on ikka külm praegu. Vaatan korra. Me teeme need kontaktid vägid ka veel puhtaks.